Tervist, tervist! Täna räägime sellisel huvitaval teemadel selgelt nägemine, selgelt tajumine või siis ütleme jutumärkides nõiapitser. Ja vaatame siis nõiapitser või selgelt nägemise võimetega inimene. See on väga huvitav inimene või mis sa arvad? See on selline loominguline tüüp. Nad võivad tegeleda erinevate müstiliste praktikatega, nii nagu podcastiski on käinud mõnigi läbi. Ja nad võivad tegeleda erinevate tehnikatega ja õpivad, uurivad väga palju salajaste teadmiste edastamisega või suhtlemisega salajastel teemadel. Ja talendid, andekused on nendel inimestel erinevad. Need on juba niinimetatud 100% kosmilised inimesed või selle kalduvusega. Ja neil tuleb hiljem õppida sellega toime tulla. Neil on väga tihti ka paanikahoogusid, kui nad sellega toime ei oska tulla. Ja sellest võib lausa hulluks minna. Nad võivad olla ka uskumatult tugevad energiavampiirid, samuti siis, kui nad ei oska sellega toime tulla, selle oma andekusega, oma võimega. Ja kõik, mis meiega juhtub ainult selleks, et me millenegi jõuaksime ja teeksime sammu järgmistele astmetele, et edasi minna. Ja kõik käib ikkagi läbi teadmiste. Uurige, uurige iseennast, uurige seda maailma. Ja see on väga huvitav ja mitmekesine. Ja selles on kõik, mida te oskate kujutada, isegi see, mida te veel ei mõista. Kõige olulisem on aru saada, kuidas see töötab ja õppida sellega töötama. Ja sünnikaardi analüüs on selleks ka üks väga hea töövahend. Ja väga paljud teist on juba seda saanud, nii kirjalikke kui suulisi. Ja väga paljud on, kes praegu veel mõtlevad seda, kas endale seda lubada või mitte. Aga infot selle kohta saab kõige paremini siis meie koduleheküljelt www.numbritekeel.ee. Ja soovitan ka siis soojalt ühineda meie suletud Facebooki grupiga Numbrite Keel. Ja kui sul ei ole Facebooki, siis Instagramiga näiteks ja kui sul seda ka ei ole, siis mine käi kodulehekülje peal või siis kirjuta meile. Ja täna on siis meil teemaks, lähme siis teema juurde, selgeltnägija. Valmistasin seda tegelikult pikalt ette ja puurisin ja uurisin ja vaatame, mis siit välja tuleb. Väga palju küsimusi on tulnud selle esoteerika teema kohta. Ja kuna ma tegelen siis sünnikuupäevadega, siis väga paljud teist on ka küsinud siis sünnikaarte, kui ma seal avan ja teen, et millised numbrid need siis on. Ja kellel siis on need selgeltnägemise, selgelt tajumise võimed ehk siis jutumärkides nõiapitser küljes. Ja minu arvates käib selle kohta ringi väga palju erinevaid müüte, aga on inimesi, kellel on kõrgendatud tundlikkus, kes suudavad infot lugeda. Ja see on nende loomuses, see on seotud ka teatud numbritega. On ka inimesi, kes on karmalised, kui neid ebaõiglaselt kohelda või neile liiga teha, siis tuleb karmaline tasa tagasilöök ja väga kiiresti ja üsna tugevalt. Eriti nendel, kellel on siis elude number 8. Et elude numbri saate siis teada, kui te liidate kokku sünnipäeva, kuu ja aasta. Ja tegelikult ei tule see karistus mitte selle inimese poolt, kellel on see elude number 8. Te ise tõmbate selle oma ellu, ehk siis need inimesed siis, kes nendega kokku satuvad. Aga teatud näitajad, mis viitavad eelsoodumustele ja teatud numbrite mõjutustele sünnikaardis, siis sellele selgelt nägemisele ja tunnetusele ja nõiandusele äkki. See pole võib-olla kõige õigem sõna, aga see kõlab nagu väga müstiliselt. Ja sellest täna siis räägimegi. Ja niikaua, kui ma siis räägin, et vajutage seda nupukest seal, et telli, see on täiesti tasuta, siis teile tuleb teateid nende kohta, kui ma teen jälle uusi videoid. Ja samas ka see, et pange pöidlanupp, kui meeldis ja jagage seda ka oma sõpradega, sest see aitab siis mul ka seda sisu tekitada, uusi videoid üles panna ja hea meelega jagan seda infot, mida ise olen uurinud ja arvan, et ka teil on huvitav. Pane kommentaari, kas huvitab. Ja me teame, et tänaseks on palju infot selle kohta, et me tuleme siia maailma kindlal kuupäeval ja see kuupäev kohustab meid täitma kindlaid programme. Igal inimesel on oma eripära, lähtudes sellest programmist, mille ta siia täitma on tulnud. Ehk siis sünnikaardist tuleb ka välja selline elutee,
me oleme kõik harjunud vaatama elutee, vabandust, me oleme kõik harjunud vaatama elutee numbrit, aga sünnikaardist tuleb välja siis sinu hinge missioon. minu jaoks oli see üks kõige suuremaid põnevusi, kui ma sain teada, mis asi see on. mul lõi täpselt nagu pea korraga klaariks. ja teie, kes te olete saanud siis nii suulise kui kirjaliku, võite ka kommenteerida siia, et kuidas teie selle peale reageerisite, seepärast et mõnel on seal tõesti väga müstilised numbrid. minul ei ole seal nii müstilisi, aga siiski on väga huvitavaid numbreid ka minu sünnikaardis. ja kui tegeleda esoteerikaga, siis te kindlasti, te, kes te tegelete esoteerikaga, siis teate kindlasti mõistet saatus. ja tegelikult on see üsna hägune teema. seega siis ma räägin natukene siin igast numbrist detailsemalt, et kõik saaksid natukene midagi siit teada. et kas on siis sinu saatus olla selgeltnägija või. aga see info on väga üleüldine selles suhtes, et ma ei räägi mitte kellestki konkreetselt, ehk siis sinust, kes sa seal praegu on ju, vaatad mind ja mõtled, et kas nüüd ma hakkan sinust rääkima. aga vaatame üleüldiselt. üks koer tahab kogu aeg sülle tulla. seepärast ma siia alla vaatangi. Lussi, vaatame, kas ta tuleb mulle küll. Tussi või? ei taha. okei okay. Nii, näiteks inimesed, kellel on sünnikuupäevas väga palju ühtesid, need on vaieldamatud liidrid ja inimesed, kes on loodud juhtima, juhatama, kes võtavad kõrgeid positsioone ja see on nende eripära. Nad ei kuula kedagi tavaliselt ja tegutsevad oma veendumuste järgi. kuigi kõik ümberringi ütlevad, et see pole õige, siis nemad saavad elu õppetunnid läbi isiklike muhkude. Nad peavad vigu tegema selleks, et õppida oma vigadest, mitte sellest, et keegi ütleb talle. ja kui nende sünnikuupäevas või missioonis pole näiteks number 4, 7 või 9, siis neil ei ole mingit seost selgeltnägemise või nõiapitseriga või tunnetamisega ega müstikaga. ja kui neil nüüd leidub sealt sünnikaardist näiteks 4, 7 või 9 või siis seal on ka näiteks 18, siis jutt on natukene teine, selleks peab sünnikaarti vaatama. ja inimesed, kellel on näiteks palju kahtesid, samuti on tema pigem selline noor hing ja nad alles õpivad siin elus siis suhtlema, partnerlust ja otsustusvõimet. kuigi siin ma tahaksin ka ütelda, et kui tal on näiteks elude number 9, siis võib ka jutt muutuda ja sünnikaarti lahti tehes on ka pilt veitsa teistsugune. et siin ma räägin üleüldiselt sellest, et kui teil leidub sünnipäevas, kuus või aastas neid numbreid, et kui niimoodi lihtsalt kuivalt peale vaadates, kui sul on palju ühtesid või kahtesid, siis pigem mitte. aga kui sünnikuupäeva analüüsida, vaatame päeva ja kõiki neid numbreid, siis ja nende energiat kokku, et siis me saame selle parema pildi. ja oluline on mõista, millest kogu meie energia koosneb. kui kuskil on siis 7 või 9, siis on inimesed kindlalt kalduvused esoteerika või selgeltnägemise või sinna müstilisuse poole. näiteks inimene võib number 4, 7, 9 energiaga lennata ainult müstikasse. ehk siis see tähendab seda, kui tal sünnipäevas, kuus ja aastas esineb neid numbreid palju. teised aga õpivad nende energiate kaudu hoopis planeerima või analüüsima. et siin on ka selline küsimus, et kui teadlikult sa neid numbreid kasutad. ja nüüd vaatame neljasid. inimesed, kellel on palju neljasid, on tegelikult 100% transformeerijad, kosmilised inimesed ja nad on ühenduses väga kõrgelt informatsiooniväljaga ja saavad sageli infot sealt kuskilt ülevalt poolt. ja kui nad sellest teadlikult aru ei saa ja sellega käituda ei oska, siis nad võivad saada ka paanikahoogusid, sest nad näevad, tunnetavad või kuulevad seda, mida nad ei oska analüüsida ja tihtipeale teised arvavad, et ajavad mingit jama suust välja või siis, et kujutasid ette või mõtlesid välja. ja kui selline inimene satub kõrgetele vibratsioonidele ilma teadmiseta, siis mis siis toimub? võib olla väga tugev šokk või isegi hulluks minemise risk. ja neljad on seotud siis selgeltnägemise, selgelt tajumise ja siis selle niinimetatud nõiapitseriga ehk siis müstikaga. ja nad võivad olla väga tugevad energiavampiirid, kui nad ei arene, võivad nad teisi energiast tühjaks tõmmata või ise ohvriks langeda. Nad on detailidesse takerduvad, loovad illusioone ja jäävad neisse kinni, ootavad imesid.
kuid ise ei tee midagi selleks, et see ime juhtuks. kui neljad arenevad, planeerivad, distsiplineerivad end, suudavad nad olla väga edukad. ja neljadel on see probleem ka üleüldse. siis kui ma räägin jah, nüüd praegu ma räägin neljadest ehk siis neljad, 13, 22, 31, nendest neljadest. ja samas, kui ma rääkisin ühtesid, siis seda ma mõtlesin ka gruppi inimesi, mitte ainult siis sünnipäev, kuu ja aasta, kus leidub ühtesid või kahtesid, siis appi, mul on siin tunne, et mul jäi kolm vahelt ära. ja mul jäigi kolm vahelt ära. okei. okei, ma räägin nelja lõpuni, siis ma lähen kolme juurde. mul tundub, et ma ei rääkinud kolmest üldse. ja vaata, kuhu ma siis jõudsin ja ehk siis jaa, et kõige tugevamad neljadest on siis neljad ja samuti 22 päeval sündinud ja samuti siis need, kellel on sünnipäevas kuus ja aastas või siis elude numbris 4. aga, aga see peab olema nagu teadlik arenemine. ja selline 13 ja 31 päeval võivad olla vähem, et nad ei ole niivõrd avatud sellele müstilisusele ja neljasid tõmbab esoteerika poole. ja kui need sinna lähevad, arenevad võimed väga kiiresti, sest nende keha oskab infot vastu võtta. probleem on aga selles, et neil tuleb õppida seda tunnetama ja kasutama. ja kui keha pole arenenud, ei suuda nad seda ohutult juhtida. ehk siis neljadel on väga oluline tegeleda füüsilise liikumisega, trenniga, mida iganes, kasvõi kõndida, jalutada. nii, ma nüüd hüppan kolmede juurde. ma arvan, et ma hästi sujuvalt hüppasin siit praegu üle. ja nii, vaatame kolmed siis, kellel leidub siis kolmesid väga palju, siis ütleme sünnipäevas, kuus või aastas või siis on sündinud seal kolmas, 12, 21, 30. Need on väga head analüütikud, korraldajad ja arvutajad, pangatöötajad, raamatupidajad ja pigem mainemaailm, mitte müstika. muidugi seda peaks siis vaatama selle pilguga ka, et peaks avama siis sünnikaardi ja vaatama, kas tal on näiteks seal neljasid, seitsmeid või üheksaid. pigem ma ütleksin, et rohkem seitsmeid ja üheksaid. et kui elude number on näiteks see, kes on sündinud kolmandal päeval, elude number on üheksa või siis vaadake see edukuse kood ka, mis saab siis lahti teha seal kodulehel www.numbritekeel.ee. Scrollite sinna alla ja siis te näete, seal on selline arvutus, siis sealt saate ka lahti arvutada. siis vaadake, kui edukuse koodis ka näiteks esineb seal üheksaid ja eriti kellel siis seal taga lõpus on kaks üheksat, siis see on raudne polt, et sulle selline esoteeriline maailm sobib. ehk siis, kui sa oled sündinud kolmandal päeval või 21, 12, 30, siis sinul siis võib olla, aga üldjuhul mitte, kui sul neid numbreid ei ole. et nii, lähme tagasi. ja sina, kallis abiline, et pane siis need ajavööndid, et nüüd ma hüppasin küll veitsa siit ühest kohast teise, aga jäi vahele. seepärast ma alati kirjutan siia endale ette, muidu ma lihtsalt lähen hõljuma. nii, lähme viite juurde. et viied, kes on siis sündinud kas 5, 14, 23. jah, või siis sul esineb sünnipäevas kuus ja aastas, siis palju neid viisi, siis te olete pigem suhtlejad, psühholoogid, analüütikud ja neid üldjuhul või siis teid üldjuhul ei huvita see esoteerika eriti. Teid huvitab rohkem raha ja mainemaailm ja mõned viied, kellel leidub sünnikaardis siiski 4, 7 ja 9 või elude number on 9, siis võib vägagi see maailm huvitada. aga kas te hakkate selle müstilise maailmaga tegelema, siis suur tõenäosus on, et ei. ja kui sina nüüd, kes oled viiendal päeval sündinud või 14 või 23 ja sa tegeled selliste asjadega, siis kommenteeri, et sina tegeled. et siis jah, arvatavasti kui sünnikaart lahti teha, siis leidub sealt mingit sellist põnevat numbrit sealt. number kuued. kuus on väga huvitav inimene ja teil on siis tarkus, organiseerimisoskus, loovus, tundlikkus ja teie või nemad võivad tegeleda müstiliste praktikatega, kuid nad ei ole nii täielikud sellised nõiad, esoteerikud nagu puhtad neljad, sest kuus on elu nautleja pigem ja selline harmoonia looja
pigem lõbutseja, rohkem lõbustust otsija, võib-olla õpetaja. ja 24. kuupäeval sündinud, kellel on siis seal 2 + 4 ehk siis 2 on suhtlemist hästi palju, 4 on selline intuitsioon, müstika, siis neil võib olla tugev müstiline suund. eriti kui neil siis esineb seal sünnikaardis 4, 7 või 9 või elude number on 9. 7, mina lähen sinna alla ka. ehk siis 7, kellel on siis näiteks kas edukuse koodis 7, ütlen veel kord, edukuse koodi saab sealt numbritекeel.ee lehekülje alt lahti arvutada, paned sisse sünnipäeva, kuu ja aasta, siis sa saad teada. ja kui edukuse koodis on näiteks 7 palju või siis sünnipäevas, kuus ja aastas on sul 7 või siis sa oled sündinud 7, 16 või 25, siis sa oled selline nagu kõndiv kriis, ilma naljata. ja põhimõtteliselt, et te ehk ise ei loo neid kriise, kuid elu toob neid ise selleks, et toimuks areng. 7-ga on alati see huvitav lugu, et tahad või ei taha, aga sa tekitad ise, noh, okei okay,, just ütlesin, sa ise ei loo, on ju, aga siiski, see kuidagi tuleb lihtsalt. väga tihti inimesed ei saa sinust aru, aga see on okei okay sinu jaoks. ja, aga 7 on sellised ülitundlikud aeg-ajalt nagu number 2-dki. 7 ja 4 on selline teemonlik energia ja võime näha maailma natukene sügavamalt. Nad võivad tegeleda praktikatega, kuid nende fookus on pigem juhtimine, mitte niivõrd müstika. ja samas suhtuvad nad müstikasse rahulikumalt kui varasemad energiat siis enne seda number 7 ehk siis 1-6. ja vaatame edasi, number 8, nemad on pigem sellised insenerid, süsteemsed inimesed ja nendes on kõik 9 energiat. mitte 9, vaid 8 energiat. ma ei vaid praegu pakuks pausile, aga ei pane aga 8 on selline hästi süsteemne ja loogilise mõistusega inimene, tema võib õppida absoluutselt mida iganes. ja kas ta tegeleb müstikaga, no võib juhtuda, kuid rohkem huvitab number 8 ikkagi pigem kontroll, struktuur ja tulemused. seetõttu nõie pitserit või selget nägemist või selget tajumist ei saaks päris number 8-tele panna, siis kes on sündinud seal 8, 17 või 26 või siis kellel siis leidub sünniaastas kuus ja sünnipäevas kuus ja aastas või seal see elude number on number 8, et ei ehk nii palju, ütleme niimoodi. võib juhuseid olla, aga pigem mitte. aga 9, kes siis on sündinud seal 9, 18, 27 või siis 9 leidub edukuse koodis palju või siis on seda sünnipäevas kuus ja aastas, siis teil on küll väga tugev ettenägemise võime. ja number 9 koosneb sellistest numbritest nagu 4 + 5, kui võtame niipidi, siis see on või siis ütleme kasvõi 2 või 7, aga 4 + 5 on siis 4 on müstika ja 5 on selline talent ja õppimisvõime ja seega 9 võib arendada mis tahes andeid. ja sünnikuupäev 18 võib olla selles suhtes üks kõige müstilisemaid siis sellest numbrist. ja 9 on sellised väga radikaalsed nägijad ja neil on tohutud võimed. ehk siis kokkuvõtteks siin sellise sissejuhatuse peale ütleks, et nõia pitser ehk siis selgelt nägemine ja tajumine on kõige rohkem seotud energiatega 4, 7 ja 9. ja need inimesed on unikaalsed, neil on kiirem ligipääs peenematele infokihtidele. kui teie sünnipäevas kuus ja aastas on 2 4 näiteks või 2 7, 2 9 või 8, siis on teil erinev võime tajuda teist poolt ja arendada müstilisi oskusi. ja kui me räägime energiatest 4, 7, 9, siis see ei ole lihtsalt müstika või ma näen midagi. see on võimekus lugeda maailma kihilisemalt, näha nähtamatuid seoseid, tajuda inimeste varjatuid motiive ja märgata energiaid, mida teised ei tunne. seda on vaja muidugi õppida. ja miks just 4, 7 ja 9 annavad selle võime? number 4 siis, teie, kes olite seal sündinud, ma ütlesin kõige rohkem siis 4 ja 22 ehk, aga küll siis 13 ja 31 ka, kui nad õpivad ennast rohkem usaldama. Nad on väga energilised tüübid, et number 4, 22 ei ole ehk nii energilised 4-dest, aga siiski on. Nemad tajuvad keha kaudu
kõiki asju, seda infot ja nelja energia on nagu selline antenn. tema keha on tundlikum kui teistel ja ta ei pruugi infoallikat mõista, aga tunnetab. ja see võib tekitada siis näiteks, kui sa ei ole teadlik, kuidas neid asju vastu võtta, siis paanikahooge näiteks, seletamatuid hirme. ja näiteks ka selles suhtes võib see number 4 tajuda, et ma tean, aga ei tea, kust ma tean. sellise tunde. ja eriti tugevat resonantsi näiteks teiste inimeste valu ja pingega, et ta tunnetab kehaliselt väga hästi, tajub. et näiteks võib-olla tegeleb seal mingisuguste kehapraktikatega teiste inimestega või massöör näiteks või mingi terapeut või mingi kätega mingi asja tegemine. ja kui nelja inimene ei õpi oma keha juhtima, näiteks mingite teatud füüsiliste harjutustega või maandamisega või hingamise või joogaga, siis tema tundlikkus muutub ülekoormuseks. ja kui ta õpib, siis nelja energia muutub tervendajaks, mitte energiavampiiriks. ja ma teen ühe video veel siia üsna pea järgi. miks ma tahtsin number 4, sest tegelikult 4, 7 ja 9, mis nüüd siit välja tulid, siis nendel on kõige suuremad probleemid ka alkoholiga ja ma olen sellest enne ka rääkinud. ja ma teen ühe video selle kohta, kellel siis võivad olla suuremad probleemid ja nemad kolm lähevad sinna alla ja just selle tõttu, et nendel numbritel on väga tugev intuitsioon ja selle maailma tajumine ja mida nad selle alkoholiga teevad, nad lihtsalt eitavad endal seda tunnet ja tahavad ära peituda siis sinna sõltuvustesse, ükskõik, kas on siis alkohol või mida iganes. aga nad kuidagi nagu peidavad enda seda tundlikkust sinna, aga ma teen sellest ühe järgmise video. ja, aga vaatame siis number seitsmed, kellel siis on seal sünnipäevas 6 või aastas palju vist, kes on sündinud 7, 16 ja 25, siis 7 ei võta infot kehaga, ta saab seda hinge kaudu. kuidagi siit jooksevad hoopis teistsugused infokanalid ja ta ei näe maailma lihtsalt mustvalgelt, vaid ta areneb läbi kriisi ja läbi kriiside võib avaneda täielikult see mingi uus aken. ja igas olukorras näeb ta peidetuid põhjuseid, iga inimene peegeldab talle midagi tema enda kohta ja iga kriis on esoteeriline õppetund. see on nii huvitav, mina lähen ka sinna seitsmete alla, päris huvitav. 16 olen mina siis sünnipäevaga, ma olen seda nii paljudes kohtades öelnud, nii et patt oleks mitte seda siin kaasa rääkida. sina ka, kes 16, et 16 peab hästi palju käima elus läbi kriise. ja nii nagu ma olen sellest nüüd rääkinud ka täna videodes, et see ei ole mingisugune karistus sulle, vaid selles suhtes, et läbi selle sa õpid ja sa pead need eksamid läbi tegema. ja, ja siis toimub midagi. kas minuga on toimunud, vot ei tea, jälgige kanalit, jälgige kanalit. aga miks mul podcast'is käivad nii palju huvitavad inimesi, sellepärast et ju siis mul on tõmme nende poole. siin on mingisugune konks, küll ma selle välja uurin. seepärast, et number 7, 16 ja 25 on elupõlised või eluaegsed Sherlock Holmesid, nii et jälgige kanalit ja nii, lähme vaatame edasi. ja seitsmetel võib olla väga tugev nägemise või tajumise võime, seepärast et ta ei usu pinda, vaid alati kaevub sügavamale. ja nii nagu ma olen öelnud, et väga paljud suulised kliendid näiteks, kellega ma siis teen neid analüüse, siis näiteks nüüd on ka praegu just mul käsil üks klient, kellega meil kattub sünnikaart omavahel teatud aladelt. ja ma tõesti olengi Sherlock Holmes ja siis, kui inimene tuleb või klient tuleb mulle sellise infoga mulle, et nii nagu ma just siin ütlesin ka, et iga inimene peegeldab talle midagi tema enda kohta, ehk siis siin just selle 7 kohta, ehk siis täpselt niimoodi ma võtan seda infot vastu ja ma kuulan, mida tema numbrid nüüd tahavad minule ütelda, seepärast et kõik on täpselt copy paste. ja juhtus isegi niimoodi, et üks naine, üks klient oli jah, naine, siis naisinimene siis tema puhul oli eriti võrratu, meil oli ainult isiksuse kolmnurk, mis oli erinev ja ülejäänud läks kõik täppi. Päris müstiline oli, natukene hirmus ka, sellepärast et ma ikkagi usun, et meie ümber on midagi muud kui ainult lihtsalt sina, mina ja meie. siin on ikkagi midagi muud ka, et info liigub kuskil mingite kanalite pidi. vot, küll ma õppisin sealt natukene midagi. ja nüüd tuli jälle üks inimene, nii et peegeldama mulle ainult ühte sellist kolmnurka sellest viisnurgast, nii et vaatame, mis siit saab, miks ta mulle tuli õpetama seda.
et nii nagu ma ütlen, et inimesed on meile peeglid. Ma jäin küll nüüd natuke jutustama, aga samas on hästi huvitav, vaadake teie näiteks, mis teil peegeldub või mida teised inimesed tulevad teile ütlema. Tihtipeale on see, et ühte ja sama lauset võite kuulda näiteks kogemata televiisorist, võib-olla raadiost ja siis tuleb keegi, ma ei tea, elukaaslane tuleb koju või laps hõikab sul selle lause välja, et siis siin minu meelest on alati mingi info õhus, tasub kuulata. miks see sulle tuli, sa pead järelikult, see on mingi märguanne. Teeme ise elu müstiliseks. aga minu meelest on see üsna vahva, seepärast et minu meelest on see asi, et kui sulle antakse märke, siis seda ei anta sulle kogu aeg. Antakse mingi lihtsalt ports märke ära ja kui sa selle märgi vastu ei võta, siis no siis ma ei tea, mis edasi saab. mina olen igal juhul õppinud märke vaatama, kuulama ja ka siis näiteks, kui ma leian mingi sule metsas, nüüd ma hakkan väga siin jutustama praegu, aga ma kohe jätkan, ma luban. Ma mingi sule olen leidnud metsas, okei, ja võimegi ütelda, et lindusid on palju metsas, no ei ole, tutkit, meil on siin kitsed ja igasugused jänesed, nendel ei ole sulgi. siis ma üritan alati meenutada seda, mida ma just alles mõtlesin, mis oli see viimane mõte minu peas. vot, kirjuta siia kommentaaridesse, kas sul ka selliseid asju, võib-olla sul on mingid omad märgid, omad mingisugused infod, mis jooksevad, et võime jagada siin teineteisega. et üsna huvitav maailm minu meelest. nii, ja seitsmete suhtes veel ka siin viimane lause on siia üles pandud, et ta ei ole nõid klassikalises mõttes. ta on otsija, kes näeb kaugemale kui tavaline inimene. ja nii ta lihtsalt on. Teie ka 7, 16, 25, kes tundsite ennast ära või kellel on näiteks seitsmeid väga palju sünnipäevas, kuus ja aastas, jookseb näiteks 17, võib ka seal täitsa vabalt olla, et praegu jah, siit nagu niimoodi arendades edasi, et võib-olla ka sinul on mingisuguseid teatuid andeid ja sellist mõtet, et kommenteerige siia. ja üldse kõik inimesed võite siia kommenteerida, et arutame, et see ei ole ainult siin minu tõde, mina lihtsalt uurin siin ja teinud sellise väikse lõigu kokkuvõtte. aga üheksad, lähme siis üheksate juurde, on nendel on kõige tugevamad intuitsioonid, kõige suuremad tajud ja üheksa näeb kõige rohkem ja ta on sündinud siis ütleme saatuse energiaga, ehk siis tal on selgelt nägemise, selgelt tajumise ja tunnetamise võimed. ja eriti ma ütleksin niimoodi, et noh, kui sa oled sündinud seal 9, 18, 27 on üks teistsuguse energiaga, aga täiesti olemas ka. eriti kui sul on näiteks elude number 9 või siis edukuse koodis on veel palju seal üheksaid juures. edukuse koodis 4. number viitab siis sinu elude numbrile. aga ma ütlen, et müstiline on selles osas ka olnud, et kui näiteks inimene sünnib, on sünnipäev on näiteks üldse, kus pole neljaseid, seitsmeid või üheksaid ja kui ma sünnikaardi lahti teen, siis võib täiesti üllatuslikult olla väga palju näiteks üheksaid sees või seitsmeid, siis on see on lihtsalt nagu hämmastav, mida sealt kõik välja tuleb. vot, põnev, põnev. ja number 9 siis, kes on seal sündinud 9, 18, 27 või siis kellel esineb seal sünnipäevas, kuus ja aastas, siis teis on olemas nii müstikat kui andekust, info liikumist ja teile on, see annab teile siis selgelt nägemise potentsiaali, intuitiivse mõtlemise, mõistmise ja te saate aru ka, et mis juhtub nüüd edasi, kui mingi asi nüüd praegu tehakse, te näete need mitu sammu nagu ette. tavaliselt oskate teil või teil on väga hea anne ka näiteks mingite kaartide lugemiseks või ükskõik mis asjade tegemiseks, pendli jaoks, mida iganes, mis siin on. ja teil on väga tugev spirituaalne tarkus. kuid see tihtipeale avaneb alles hiljem. nii nagu ma ütlen, et sünnikaardis ei ole ainult elude number, seal on noh, minu õpetuste järgi, mida mina olen nüüd õppinud, on olemas siis sinu hinge missioon, siis väga paljudel nendel, kes on sündinud seal 9, 18 ja või kellel neid esineb palju, siis tuleb väga müstiline elutee lahti, mitte elutee, aga see missioon lahti. siis mina olen ise aru saanud nüüd analüüsi tehtes, et need missioonid avanevad umbes keskeltläbi 45 aasta seal pluss-miinus sinna ütleme 5 aastat, tegelikult pigem pluss kui miinus. aga eks selleks peavad need, no ma ei tea, kas see sõna peab on nüüd õige sõna, aga mida ma olen näinud sünnikaarte tehes, et väga paljud käivad oma eluteel, siis eriti noorepõlves käivad läbi väga raskeid ja ränkasid õppetunde. ja siis me oleme mingis faasis elus selle peale, et
et no mul oli nii raske lapsepõlv, vaata, et tegelikult on see, et mina ütlen, et jumal tänatud, et me sellest kõik välja oleme tulnud ja lihtsalt nokk püsti edasi. Aga ja, vot, kas nõiapitser selgelt nägemine, selgelt tajumine on ohtlik? Selline küsimus oli. Et minu meelest ei ole, aga ainult siis, kui inimene ei põgene oma tundlikkuse eest, ei hukuta end alkoholiga, nii nagu ma ütlesin, tuleb üks video selle kohta, ja ei ela teiste inimeste energial ja ei sulge ennast hirmu tõttu, siis ta ei ole ohtlik. Neljad, seitsmed, üheksad energiaga inimesed kardavad sageli oma võimeid, sest lapsena näiteks neile öeldi, et nad kujutasid seda kõike ette. Nad tajusid surnuid, hirme, energiaid, iga number siis erinevalt. Mina näiteks olen ka näinud kummitusi. Ma päris tõsiselt olen näinud, no ma ütlen see kummituseks, ma ei tea, kuidas mingit vaime äkki öeldakse. Ma mäletan, lapsena ütlesime kummitusi, ma olen 3 korda näinud täiesti seda ja siis, kui ma rääkisin seda oma emale või lähedastele, siis ainuke üks väga lähedane inimene, siis küll sa ennast ära praegu tunned, kui sa kuuled, tema uskus seda ja ta tegi teatud rituaalid, sest tema sai aru, et ma tajusin seda. aga see oli päris hirmus, seepärast et muidugi väga paljud ju kujutavad ette, et sa oled mingi vot. kirjuta ka kommentaaridesse, kas sa oled näinud, tajunud midagi. ma nägin päris konkreetselt, päris hirmus oli. nii, aga samuti te olete näinud siis neljad, seitsmed, üheksad, eelkõige vist võib-olla üheksad, 18. olete näinud unenägusid, mis on läinud täide. teate seda déjà vu tunnet? mingi hetk lihtsalt elus tunned, et täitsa lõpp, ma olen olnud siin juba. okei, see võib olla mingisugune projektsioon sinu eelmisest elust, aga see võib olla nii, et no mina usun sellesse, nüüd läheb väga voodooks praegu, aga noh, andke andeks, et mina usun sellesse, et näiteks meie teine mina, kes öösiti ringi rändab, siis tema käib väga paljudes dimensioonides ja näeb väga palju asju. ja tihtipeale ma soovitan ka inimestele, eriti klientidele, kellel on 9 ja 18 väga palju sünnikaardis, et kui sul on rasked momendid või isegi kerged momendid, mida iganes, kui sa tahad kuhugi edasi minna, siis küsi enda käest enne magama minekut mingeid küsimusi ja siis oota. tähendab, mine magama rahulikult ära oota niimoodi. ei tasu, selles suhtes, et vaata, mis edasi saab, sest tegelikult, kui sa usud seda väga sellise kõhutundega, siis sa saad kindlasti vastuseid, lihtsalt uskuma peab. ja tihtipeale need neljad, seitsmed ja üheksad on tundnud ka juba väga noorest east teiste inimeste valusid. nii nagu ma rääkisin Merike Karro minu meelest podcast'is, siis Merike ka rääkis, kuidas tema nägi noorena juba väikse tüdrukuna läbi, kui poes olid mingid tädikesed, kes ütlesid seal midagi ja siis Merike nägi kohe ära seda, et nad valetavad. et kahepalgelised, et noh, kommenteerige siia. see teema toob lihtsalt nii palju sellist tundeid üles, minul vähemalt. nii, ja kui need neljad, seitsmed, üheksad blokeerivad selle tunde ära, selle oskuse, selle võime, siis neil võivad tekkida näiteks ärevus, ülekoormus, depressioon, paanikahood ja näiteks identiteedikriis, et kes ma olen. mina olen seda mitmeid kordi oma elus läbi elanud, et kes ma olen. sellest tihtipeale on tahetud, et ma oleksin keegi, kes ma olla ei taha. kirjutage ka kommentaaridesse, et kas teil on selliseid asju olnud. et ja kui need neljad, seitsmed, üheksad võtavad selle vastu, siis tekib üks-kaks selline, teadki, selgus, tugev enesetunne, erakordsed teadmised ja võime aidata teisi ja tahe aidata teisi ja väga kõrge intuitiivne intelligentsus. ja muidugi siin on ka üks muidugi jälle kukun küll kommenteerima, aga siis seda, et see, mida mina ise nüüd numeroloogia teenuseid välja andes teen, täiesti, kuidas ma ütlen, soome keeles on hea ütlus, et kanda päin kautta oppi, aga vigade kaudu olen ma nüüd õppinud väga palju, kuidas näiteks ennast ka kaitsta mingite teatud asjade eest, sest ma olen selline sinisilmne abistaja. aga nii see elu kahjuks on, et energeetiliselt liigub igasugust energiat siin, nii et hoidke siis kanalil silma peal ja seal teatud vahvad naised podcast'is on jaganud ka neid nippe, kuidas ennast kaitsta ja võid ise ka siia kommenteerida, et täiesti vabalt, et kuidas ise oled tajunud näiteks,
energiate kadu mingil teatud hetkel, ükskõik millega siis seoses ja kuidas sa ennast kaitsnud oled. nii, aga miks neljad, seitsmed ja üheksad võivad olla energiavampiirid, näed, siin on järgmine küsimus olnud. ma natuke toetusin siis inimeste küsimustele. Esiteks, energiavampiirid, nad võivad olla siis, kui nad on väga tundlikud, võtavad infot, tähendab, et nad on sellepärast, et nad on väga tundlikud ja võtavad infot ja energiat kiiremini. ja lapsena on nad pidanud ennast kaitsma. ja see ei tule kurjusest, vaid vajadusest taastada oma energia, mida maailm neilt liiga kiiresti ära tahab võtta. ja kuna siis või kuni nad ei oska siis ennast maandada, puhata või piire hoida või üksi olla, nad sõltuvad justkui teiste energiatest. ehk siis see on just see, mida ma ütlesin enda puhul ka, et mina lähen ka sinna number 7 klassi kuidagi või grupeeringusse, et ka mina hästi tihti pean ennast maandama, mulle meeldib väga palju üksi olla, metsas liikuda, nagu te olete näinud minu videote kaudu. ma toon ainult enda näidet, sellepärast et ennast ma tunnen kõige paremini. et teie loomulikult tooge ka omad näiteid. mina ei pea ennast esoteerikuks, aga kindlasti midagi ma tajun, midagi ma saan aru ja mida rohkem ma numbrite maailmades olen, siis ma näen nagu numbreid väga hästi, numbrid räägivad minuga, see vahest tundub natuke isegi hirmutav, aga samas väga lõbus, mulle meeldib see. ja samas ka see piiri hoidmine, nii nagu ma ütlesin, et ja jah, mina näiteks isiklikult pean tegema väga selge piiri, et ma nüüd numeroloogiast ei mõtle. saan hakkama ja vot. nii ja siis on muidugi see, et nad peavad siis õppima ennast maandama, puhkama, piire hoidma ja üksi olla, siis ma ei räägi üldse minust kui numeroloogist, ma räägin üleüldse nendest neljadest, seitsmetest ja üheksatest siis. ja siis nad ei tõmba enam teiste inimeste energiat ligi, vaid saavad ise endale allikaks ja, ja nende sagedus tõuseb kõrgemale. Nad saavad ennast hoitud ja siis sellest hetkest, kui nad saavad kõigi nende võtete ja asjadega hakkama, siis see nende niinimetatud nõiapitser või selgelt nägemine, tajumine muutub siis neile elutarkuseks, mitte kaoseks. ehk siis vaata, kui need inimesed ei oska nagu hoida või tähendab, et kui nad ei ole veel aru saanud, et nendel on see võime, nad on selle sageduse natukene teise vibratsiooni peal liiguvad, siis tekivadki igasugused need apaatsus ja mis seal kõik võivad olla, igasugused haigused selle süsteemiga siin seotud. ja, aga mida siis teha, kui sul on see 4, 7 ja 9 energiat olemas seal, nii nagu ma ütlesin, kas sünnipäevas, kuus või aastas, edukuse koodis on võib-olla neid mingisuguseid numbreid palju või siis näiteks seal sul on elude number selline, mõned teevad ka missiooni. et need, kes on saanud seda analüüsi, et teid on päris hea hulk, siis mida te tegema peaksite, et te võiksite hoida siis oma keha, sest info tuleb läbi keha. Number neljadel siis kõige rohkem, aga isegi seitsmel ja üheksal. ma ei tea, pange siis kilekott endale ümber või tegelikult üks väga hea nipp, mida ma ise ka aeg-ajalt kasutan, aga ma unustan tihtipeale ära, on see mingi nähtamatu sein või nähtamatu peegel või mingi selline asi, et nüüd kirjuta oma nipid. siis samamoodi näiteks õpi hingamist, muidu energia läheb paanikasse. No jälle võin oma näite tuua, et kui tekib mingi kriisiolukord, mis minule 16 sündinult ehk siis number 7 grupis oleja, siis mul alguses noorena tekkis hästi tihti selline väike paanikahetk, et mis ma valesti olen teinud või niimoodi, aga nüüd ma annan endale rahulikult lihtsalt olla. mingid teatud küsimustele, mis on niimoodi, et inimene on väga paanikas seal teisel pool või tahab väga süüdistada mind, siis ma lihtsalt võtan aega ja lihtsalt olen. jah, seepärast, et see on tema energia. tema on seal paanikas, mitte mina. ja väldi sassis suhteid. su tundlikkus tõmbab kaose ligi. mis on siis number neljade, seitsmete, üheksate üks selline väike jama siis siis see, et nad on tihtipeale keerulistes suhetes, esiteks hakkab see kõik keeruline suhe iseendaga, oma süsteemiga, sellest nad ei saa aru, miks nad on nii tundlikud, miks nad ei saa mingite teatud asjadega hakkama ja näiteks ka jälle number seitsmetest võib rääkida seda, et nad räägivad aeg-ajalt võib-olla liiga keeruliselt teiste jaoks.
ja, aga number 4 on tavaliselt hästi kiired ja intuitiivsed. Ja see tekitab hästi palju segadust. mina jälle ütleksin, et numeroloogia on väga palju selgust toonud, et me kõik ei peagi nagu kõigiga toime tulema. aga lähedastes suhetes ka numeroloogia väga palju toetab, kuidas seda saada toimima. nii et sina, kellel ei ole seda suhteanalüüsi või sünnikaarti, siis kuulake lihtsalt kanalit, sest siin on väga palju informatsiooni, et kõigil ei ole vaja seda. me ei sunni seda peale, meil on nii palju astroloogia ja numeroloogia ja human design'i ja kõike, et igalt poolt saab midagi igalühele oma. ja, ja järgmine, mida siis võiks teha, on see, et ela tõe järgi. Valet energia ei kannata, see põletab sind seest. ehk siis mina ütleksin niimoodi, et ümbritse ennast heade inimestega, positiivsete inimestega ja kui sul neid ei ole, siis ümbritse ennast iseenda energiaga. ja arenda üksi olemise oskust ongi järgmine, et see on sinu laadimine. et ei pea kogu aeg telefonis olema, ei pea kogu aeg, ma ei tea, teleka ees, saad aru küll, on ju, lihtsalt ole iseendaga. võta sõõm värsket õhku ja uuri vaimseid seaduspärasusi, sest sinu tee on niikuinii sellesse seotud. sa ei saa sellest ära jalutada, see on osa sinu sünnikoodist. ja kokkuvõtteks, kui sinu sünnikuupäevas, kuus või aastas või edukuse koodis, elude numbris on 4, 7 või 9, siis sul on kõrgem taju, tugev intuitiivne kanal, eelsoodumus esoteerikale, võime näha tõde seal, kus teised eksivad, potentsiaal olla vahepealse maailma tõlkija. see ei ole needus, see on anne, mis tuleb õppida enda kasuks tööle panema. ja see esoteerika, nõiapitser või selgelt nägemine ja selgelt tajumine on palju laiem mõiste, kui arvatakse. tegelikult pole olemas nõidust ilma teadmiseta. ja see sõna nõid, see on küll jutumärkides muidugi, tähendab, see on inimene, see, kes näeb, see, kes tajub, tunnetab. tajumine, tunnetamine ongi üks ja sama. kõik käib läbi teadmiste, sest seda peab ikkagi uurima. samamoodi see, et kui ma tõin siia oma näite, siis numeroloogia on mulle hästi palju andnud nüüd seda lähenemist rohkem inimestesse. ja see on hästi müstiline. kui ma poleks seda õppinud, siis ma ikkagi hõljuksin kuskil, ma olen mingisugune enne numeroloogiat mitmeid-mitmeid aastaid hõljunud, sest ma olen kogu aeg otsinud mingit tõde, ma olen küll äriinimene olnud samamoodi, aga siiski ma olen kogu aeg kõrvalt selle vaimsusega tegelenud, et see numeroloogia tõmbas mul kõik nagu jalad maa peale, muidu ma otsisin kogu aeg oma kohta. ja et seetõttu õppige iseennast, uurige maailma ja see on lõputult mitmekesine ja kõik, mida suudate ette kujutada, on võimalik. et oluline on õppida see, et kuidas see töötab, see süsteem ja õppida ka sellega ringi käima. kõigepealt ma tahaks ütelda, et õppige iseennast, see on hästi oluline. sellepärast, et me teame ainult, et noh, sünnipäev, eks ju, minu käest on ka küsitud, mis päev on oluline, tähendab, mis kuu mis number on kõige oluline siis näiteks inimese juures, mina ütlen, et kõik numbrid on väga olulised. et näiteks see, et elude number ja see on oluline. näiteks minu selle õpitud numeroloogia baasil on ka väga oluline see sinu hingemissioon. aga hingemissioon ei hakka tööle ja elude number ei hakka ka enne tööle, kui sa ei saa aru, mis on sinu sünnipäeva põhiolulisus. Need plussid-miinused, millega sa peaksid veel toimetama. ja ka see, et näiteks tuleb selle kuu järgi tuleb lahti vaimsus, sinu eelmiste elude õppetunnid, need kogemused ja ka sealt tuleb hästi lai mõiste sellest, et miks sa just tajud mingeid asju just nii, nagu sa tajud ja miks sa jooksed näiteks vastu seina peaga. et see minu meelest kõik peaks hakkama iseendast. et me oleme tihtipeale, mina kaasa arvatud, olen kunagi olnud sellises nagu süüdistuses elanud, teisi süüdistades mingite asjade pärast, jäänudki nagu kuidagi jangutama ühte ja sama asja kogu aeg pikaks perioodiks. et nagu selline hea, et see kõik möödas on. ja et on väga palju erinevaid teemasid numeroloogias, mida saab uurida, aga kõige olulisem on see, et hakake iseendast pihta. ja nii nagu ma ütlesin, tehnikaid on palju, kuidas ennast uurida, et see ei ole ainult see minu konkreetne numeroloogia, on meil väga palju numerolooge, kelle käest saab abi ja astrolooge. et igaüks peaks tunnetama seda, et mis teda kõige rohkem kõnetab. minule meeldib see, millega mina tegelen, sinul meeldib see, millega sina tegeled.
ja kusjuures tahangi üles kutsuda, et kui sina tegeled ka numeroloogiaga või astroloogiaga, et siis kirjuta mulle numbritекeel@gmail.com ja äkki saame midagi koos teha. vähemalt võiksid tulla podcast'i, ma tutvustan sind teistele ka, nii et ma ei ole kade tüdruk. ja ehk siis mina ütleksin niimoodi, et ümbritsege ennast heade inimestega, ümbritsege ennast selliste inimestega, kes annavad sulle energiat, kellega koos on hea edasi areneda. Ja kui sa tunnetad, et midagi on vale seal energeetiliselt, siis ükskõik, kas sul on neid numbreid 4, 7, 9 või ei ole, siis küll sa tajud ära, et midagi on valesti, nii et usalda iseennast ja oma südant. ja kui sa veel ei ole tellinud kanalit, siis ma olen väga tänulik, kui sa teed seda. ja kui sa ei ole veel liitunud näiteks meie Facebooki rühmaga, kui sul ei ole Facebooki, siis ei ole mitte midagi hullu. lihtsalt sinna suletud grupp siis numbrite keel tahtsin ütelda, jah et sinna ma panen teatud teste, on ka Instagram, TikTok ja sinna ma panen ka aeg-ajalt neid teste ülesse ja selliseid väikseid vihjeid. aga hea, kui sa oled siin, see on ka vahva. ja siis ma tahtsin muidugi seda üleskutset veel teha teile kõigile, et ma mõtlesin ise, ma tahtsin tegelikult väga teada vaata selle selget nägemise, tunnetamise nende kohta, et mis numbrid kõige rohkem trigerdavad. aga kui sul on veel mingeid teemasid, mida sa tahaksid, et ma uuriksin, siis anna mulle teada, sest hea meelega, sest ma olen number 7 grupis, ma olen 16 päeval sündinud, nii et ma olen selline Sherlock Holmes, mulle meeldib tuhnida neid asju, eriti numeroloogiaga seda seostada. ja samas meil on veel, ma ei tea, muidugi sõltub, millal sa nüüd vaatad seda, tahtsin kutsuda sind üles, et on vestlusõhtud ja tegelikult on numbritekeel.ee lehe peal siis meil tehtud selline eraldi selline vaheleht, kus kohas on siis kas vestlusõhtud või mingid sündmused, seepärast et ma ei tea, kus ja mida ma teen poole aasta pärast, aasta pärast. et hoia ennast siis aeg-ajalt kursis ja ma erinevatel kanalitel ka hõikan seda välja. aga sinult, kallis vaataja, mees, naine, et kallis inimene, kirjuta mulle ka mingisuguseid teemasid, millest sa oled huvitatud. et ma puurin seda ja kui sa tahad teada enda sünni mõtte kohta või miks sa siin üldse oled, siis selleks käi siis vaatamas seal numbritekeel.ee. seal on erinevaid versioone, kuidas sa saad ennast lahti muukida. võib-olla tahad lihtsalt teada saada missiooni ja sinu karmavõlgasid, mis sa oled saanud vanemate kaudu. ja on olemas ka koostööpartnerid seal kodulehekülje peal ja siin kanalil on ka need koostööpartnerid praktiliselt läbi käinud, mitte küll kõik, osad on veel teile mitte välja toodud ja näidatud ja vahvaid külalisi on veel tulemas, nii et mina tänan sind, et sa oled olemas ja egast muud, näeme, Merike numbrite keel, tšau.